tere hommikust, Rutt! Tere hommikust! Jaa, sina oled meil esimene katsejänes, kellega hakkame avalikult sinu numbritega siin mängima. Mhm. Ja kusjuures sinule numbrite maailm on täiesti nagu oma taskud juba, nagu ma aru saan. Sest sa olid ju enne numbrite keelega tutvumist juba tutvunud numbritega, nagu ma aru sain Mhm. ja nüüd, mis välja tuli, sa ütlesidki nii kihvtilt, õigemini meenutasid mulle, et sina oled ju 7. päev sündinud, mina 16. Ei ole ime, et me oleme seal selles maailmas, et meid tohutult huvitab. Et See on hea. ja mul on nii hea meel esiteks, et sina oled ka nüüd üks meie seast, kes Youtube'is toimetab. Kuidas sul Youtube'is läheb? Sõltuvust tekitavalt. Jess, ma tean seda. Ja et mõni päev kohe teistmoodi ei saa, kui tuleb nii-öelda kihk sinna põigata. Et kui ma algul arvasin, et taro ei ole nagu see teema, millega edasi minna, pigem siis nii-öelda looming ja luule, siis selline huvitav teadmine on sealt maailmast mulle tulnud, et see, mida meie ise arvame, et on meie nõrkus või puudus, on tegelikult tugevus. Mhm. Et ma olen alati oma häält nii-öelda häbenenud või inetuks pidanud ja mis sa arvad, missuguseid komplimente ma kõige rohkem olen saanud? Hääle kohta. Täpselt, et just nimelt hääle pärast kuulatakse, et on nii-öelda nagu rahustav ja mediteeriv Mhm. ja sealt saab nii-öelda igale poole edasi selle kanda, et tegelikult see, mis me arvame, et on puudus, on tugevus ja tundub, et ka taro on see teema, mis minu tugevuseks kasvab. Vaata, see ongi see, et mida rohkem sa teed seda rohkem see nagu endale hakkab huvi pakkuma ja ka teistele, sa näed seda, noh, kuidas ma ütlen, ma ütlen hästi, okei, ma jätan selle ütlemata, mis ma tahtsin ütelda. Aga enda puhul ma olen ka tähele pannud seda, et mida rohkem ma seal numbrite maailmas olen, seda rohkem tekib eufooria, siis on see, et kurjam, ma ei saa olla nagu vakka, ma pean sellest rääkima, ma pean seda jagama. või siis see, et sinu puhul ju tuleb ka mingisuguseid ahhaa-momente ja siis sa istud seal kuskil looduses ja mida sa teed, siis Rutt räägib meiega. Et minu meelest üks kõige vahvamaid asju on see, et kui sa oled jõudnud oma maailmas kuhugi nii kaugele, et seda infot on nii palju ja sa saad aru, et oota, aga kellele ma seda räägin? Sest lähedased võib-olla vaatavad, et ma ei tea, pigem jäta nagu rääkimata, et säästa meid nagu sellest. siis mõtled, okei, ma räägin nendele, kes ootavad seda informatsiooni. On sul sama selline tunne? Ja ma ei tea, kas see on seitsmete eripära või minu eripära, et ma saan asjad selgeks, kui ma kõva häälega läbi räägin. Mul ei ole isegi tegelikult partnerit vaja, et ma näeksin teda, mul piisab kõva häälega rääkimisest ja kui ma enne ei saanud aru, siis pärast seda ma saan kõigest aru ja see on suurepärane võimalus. Jaa. Ma täiesti samastun sinuga nendes osades, aga vaata, üksinda nagu kõva häälega rääkida, siis tundub, et sa oled nagu totakas või sul ei ole kõik hästi. Mhm. siis on pigem väga hea meetod võtta telefon, räägid kaameras, no mul on siin need kaaned ümber ja siis räägid selle oma loo ära ja siis mõtled, okei, jah, päris hea ja siis, kui keegi veel ütleb ka, et vot see oli küll väga vajalik, vaata, või siis, mis mul oli viimase metsaõuduskäigu videokommentaar, üks naine ütles mulle isiklikult, et see pani nutma mingi teema ja siis ma mõtlesin, et oh, et mis ma seal rääkisin ja siis ma mõtlen, ma rääkisingi südamest tegelikult oma ühe loo natukene ühe näite najal ja tahtsin lihtsalt jagada, tahtsin enda sees seda lugu välja saada. Et Mhm. mida rohkem siin maailmas me siin oleme, seda rohkem me hakkame aru saama, et on teisi ka samades situatsioonides, sama kogemustega ja see on nagu vahva. Aitäh, Rutt, et sa teed seda, mida sa teed. Ja mind muidugi, enne kui me üldse läheme asja juurde, siis ma olen nii eufoorias, ma olen nii õnnelik alati, kui kasvab uus Youtuber. et palun ka kommenteerige teie siia, kes ka mingite väikeste videotega juba on alustanud, jaga oma seda Youtube'i kanalit näiteks siin all, miks mitte. Me siis, kuidas ma ütlen, Rutiga mõlemad saadame teile energiat ja jõudu, et teil oleks järjepidevust. Et kust see nimi tuli? Mis su kanali nimi on? Eimi Kitsune Tarotuba. No minu kirjaniku nimi on Eimi Kitsune. Sellest ma olen oma kanalil ka rääkinud. räägi kuidas meie ma sellest kanalil sain? ka.
ja et mm, noh, see eesnimi Amy tuleb hüüdnimest, mida ma lapsena kandsin ja tegelikult siis ka lühend ühest hingenimest, mida ma eelmises elus kandsin, et see kanaldusena tuli. Aga Kitsune saamise lugu on hästi huvitav, et mul oli lapsena üks kujuteldav sõber. See tekkis mulle pärast seda, kui mu vend enesetapu tegi. Et mm. ju siis mul oli tuge vaja. Ja ta oli minuga nagu kogu aeg kaasas ja millegipärast ma hüüdsin teda Nustikuks. Praegu mõtlen, et nii totakas nimi, et miks ma niimoodi hüüdsin teda, ei tea. Aga kui ma hakkasin seda kirjaniku pseudonüümi siis otsima, siis ma hakkasin nende tähtedega mängima ja keerasin siis tagurpidi ja panin Google'i otsingusse. Mhm. Ja siis ma leidsin jaapanikeelse sõna kitsune, mis tähendab rebast. Ja mitte lihtsalt rebast, vaid see on selline, ta võib olla hea ja võib olla ka halb. Aga igal juhul, mida vanemaks ta saab, seda võimsam tal on ja tal võib olla kuni 9 saba. Et mina olen valge, lillakas valge 9 sabaga kitsune, sest ma olen juba piisavalt ilusas vanuses. Vau, kuule, aga tead, mis mul tekkis küsimus näiteks, et kui nüüd keegi siin meie kuulajaskonnast on mõelnud ka, et ta tahab teha Youtube'i kanalit, aga vot ei taha oma nimega seda teha või nii edasi, et kas sinu poole saaks pöörduda näiteks sellega ka, et aitaksid nime valikus? Ja seda saab täiesti, et seda saab natukene võib-olla tarod mind aitavad, aga ka tunnetuslikult, et sa enne just tõid selle energia välja ja ma tahtsin küsida, et kas sina ka tunnetad, et kui sa hakkad tegema videot selle mõttega, et sa laadid selle üles, siis ma tunnen just nagu see kõrvalt see võimas toetus või energia tuleb. Et kui ma niisama endale siin kaarte laon, et siis ei ole seda energiat, aga see on nagu mingisugune võimas lisakanal. Ma saan aru küll, mida sa nüüd küsid. Vaata, mina praegu kaarte veel ei lao, aga nii nagu ma olen öelnud, et ma võtan kindlasti nüüd meie numbrite keele kaardid ka tulid välja. varsti sa saad neid näidata. Sinna sa võid näidata kohe. Ja kohe näidata. Vaatan. jah, Mhm. et Rutil on täitsa olemas kaardipakk ja nii nagu ma ütlesin e, e-pood veidikene siin on ehitamisel, aga neid saab hakata soetama. ma annan teile kõigile teada selle Maris Romm Fletcheri kaudu, et tema lubas olla nüüd vahendajaks, et toimetame talle ühe uue partii ja siis nii et kõik, kes olete järjekorda ennast pannud, võite Mari Rom Fletcherile kirjutada ka, et ja numbrite keelde võite panna ka, et siis te saate need kaardipakid. ma läksin näost punaseks, praegu keegi mõtles mu peale, et kurjam, ma kirjutasin sulle, miks sa vastanud ei ole. aga energiatest, tead, vaata ja kuna mina ise niimoodi iseseisvalt ei tee mingeid niimoodi asju, aga selles on sul küll täiesti point olemas. kui ma alustan video tegemist, mul on nagu hommikul, kui ma kasutan vaikuse hetki, mul tekib mingi mõte. oo, räägi sellest. ja teate, kui vahepeal ei ole tulnud neid videod, siis see tähendab seda, et mul on see teema, et mul on vaja kas rohida midagi või kodus midagi teha, siis mul täiesti on kanal lukus. aga kui mul on kõik koduasjad tehtud, siis mul on kanal täiega avatud ja siis ma hakkasin täna ka näiteks tegin video, see on juba üleval. ja ühe teemaga nagu lähen sisse, siis ma hakkan saama täiega informatsiooni, et räägi sellest, siis räägi sellest ja siis, kui te kuulete, et ma hüppan oma asjadega, siis mina ütlen, et see on kanaldamine. mul on olemas ka sees sellised numbrid nagu 22, mida ma väidan 100%, et see on kanaldamise number. et ja sina nüüd, kui sa ütlesid, vaata, kui sa niisama laod, et siis ei ole see energia nagu selline, aga siis, kui sa hakkad nagu Youtube'i jaoks seda tegema, siis tegelikult on see niimoodi, sa juba häälestad ennast. et jah, et siin ongi näiteks, kui mina lähen välja, siis ma olen suht selline mõtlik, siis ma võtan telefoni, siis ma panen asjad kõik taskusse, siis ma mõtlen, mis riide ma panen peale, sest see annab ka mulle juba energiat. ja siis, kui ma lähen ja siis ma mõtlen, usalda nagu, aga noh, need käivad kõik väikse sekundiga ainult, see ei ole mingisugune mingi meditatsioon, see on lihtsalt tuld, minek. kuidas sul ettevalmistamine on Youtube'i videosse? Kui ma neid lühikesi nagu mõtteavaldusi teen, siis on ka põhimõtteliselt niimoodi, et kui mõte tuleb, plõks lähen Mhm. nagu kohe.
aga no kui ma taru ladumisi teen, siis ma ikka valmistun ette, nii nagu peab. Alustan käte pesemisest ja ühes videos ma rääkisin ka natukene seda, et kuidas siis nii-öelda seda ruumi ette valmistada ja see vaikne koht leida ja natukene maha istuda ja rahuneda. Kindlasti vett joon ja nii edasi, nii et see on omaette rituaal. Mhm. Aga sa ka pakud teatud teenuseid või võimalusi endaga tuttavaks saada ka sinu kaudu, et mis need meetodid on või kuidas inimesed saaksid sinuga ühenduses olla, kui nüüd keegi soovib, kas sa teed taro lugemist või mida sa veel sinna sisse põimid? Mm -hmm. Kusjuures human design'i projektorina ma olen selline, et ma lasen inimestel enda poole pöörduda. Esimesed pöördumised on juba olnud, et, et ma otseselt nagu ei paku, et peale seda, kui esimesed eraladumised ära olid, et siis ma lihtsalt käisin välja, panin oma kodulehe lingi ja meiliaadressi, aga ka Facebooki Messengeri võib kirjutada. Ja kuna ma olen alles algaja, siis üsna soodsa hinna valisin, meistrinumbri 22, mis on minu kaardis ka olemas. Kohe lähme piilume. ja, ja boonusena juulikuu jooksul ma pakun siis 4 varianti sellist numerotaroloogilist lisa või noh, natukene ruuni olen ka sisse toonud, sest üks video, kus ma nii-öelda sünnipäeva ja kellaaja ruune vaatan, et ma olen katsetanud nende paari esimese kliendi peal ja neid on see kõnetanud. Aga lisaks siis nii-öelda nendele küsimustele, mis nemad esitavad, salvestan siis video. Tulevad sellised 45–60 minutit pikalt, ma lühemalt ei saa, sellepärast et see protsess või see, et selgust saada, see lihtsalt võtab aega. Ja siis nad saavad ise valida, kes on nii-öelda suhteanalüüsi valinud, kes on näiteks olen ära kasutanud ka seda eelmiste elude teemat natuke numeroloogiliselt, aastanumbrid, millest tubli. me täna rääkima hakkame. Et need olen nagu sinu kanalist juurde saanud, aga mul on ka see, et ma olen super segaja. Et ma võtan siit-sealt ja ma avastasin hiljuti Kaldea numeroloogia, kus mind kõnetab jubedalt see, et häälikud ei ole mitte tähestikulises järjekorras, vaid helivibratsiooni alusel. Ja see on hoopis teistmoodi süsteem, aga samas see on nii huvitav, kuidas ta nii-öelda selle Pythagorase süsteemiga siis harmoniseerub. Et Mm. tegelikult need meistriarvud tulevad ikkagi välja. Ja siis olen natuke seda ka sinna pannud, aga seda teemat ma ise veel uurin ja õpin natukene. Ja noh, selliseid pisikesi nagu boonuseid pakun siin juulikuu jooksul, et tõenäoliselt tasuta hiljem ma seda enam pakkuma ei hakka, sest see võtab üsna palju aega. Mhm. Aga lihtsalt praegu ma olen veel õppija, sellepärast alustan madalamalt. ja kusjuures see on suurepärane, mulle väga meeldib sinu puhul see, et mulle vihjati ka, et kas sa oled näinud, et Rutt kasutab numeroloogiat. ma ütlesin, et issand, kui õnnelik ma olen selle üle, et ta kasutab numeroloogiat hoopis niimoodi. et mulle on tulnud ka näiteks küsimusi, et nüüd, kui see numeroloogia kool saab valmis ja et aga kas ma tohin peale seda kooli hakata ise ka numeroloogiat pakkuma? kallikesed, see on mu eesmärk, et meid oleks rohkem, et see on nii hea selline alguses teha seda kõrvalteenusena praktiseerida, nii nagu sina, Rutt, praegu ütlesid, et sa harjutad veel. sellepärast uskuge mind, iga numeroloog on oma näoga. just nii nagu Rutt praegu tõi ka selle oma vaatamise, mõni võtab tarokaardid kaasa sinna kõrvale, mõni võtab ruunid sinna kõrvale. nii nagu minagi olen öelnud, et ma olen tarokaartide lugeja olnud, olin mingi 1,5 aastat, mul hakkasid nii imehästi nad jooksma ja tegin stopi, läksin siin, kus ma praegu olen numeroloogiaks, aga ma ütlen, et nad tulevad tagasi. et aga nii nagu mina ka oma koolkonnas, kus ma olen tulnud, siis teate, mõned on võtnud üldse kunstiloovuse veel juurde, teevad käepaelasid, teevad sõrmuseid sinna juurde, mõni on üldse selline retriiditädi ja numeroloogia. andke minna, tulgegi sinna kooli juba sellise tundega, et see on sinu uus tööriist, see on võib-olla sinu uus elukutse, et saagu meid palju.
ja noh, tarokaartidega on samamoodi, et ühte kaarti võib, noh, põhitähendus on ju sama, aga iga laduja tõlgendab eri moodi ja seepärast ma ütlengi, et see, kes kaardid lauale paneb, see peab tõlgendama. See on õige. väga hästi öeldud, kusjuures mulle täiega meeldib. et vot, aga mina olen väga uhke sinu üle. aitäh, et sa teed seda, mida sa teed ja täpselt oma näoga. nüüd ma jagan ruutu, lähme natukene piilume sinu või kaartidesse, jah, tarokaartidesse. et juba täiega saad aru, tarokaardi fännid. et lähme siia, oi, nüüd mul on üks vale leht siin ees, aga noh, las ta olla. ei ole, õige leht. väga hea leht. nii, siin on siis Ruti. No vaadake, arvake ära, kus on 22. kui hästi te näete ja kes on siis rohkem siin kursis selle asjaga, siis tegelikult see on nii huvitaval moel just ametite tipus. ehk siis 22 viitab sellele, et sulle sobib töö, mis on mitmekesine. see ei tähenda, siin 22-s ei ole konkreetselt kirjutatud see, et sa oled tarokaartide lugeja. nüüd seda ma räägin eelkõige teile siis, kallid mehed-naised, kes te kuulate, et Rutt juba teab, tema on professionaal meil siin et aga see annab ka väga tugeva kanaldamise võime. minul on 22 siin kohas. Ja väga huvitav on sul see, et sul on 11 ka, kaks meistrinumbrit on järjest, mis viitavadki sellele, et sul on väga kiire tegutsemine, väga kiire orientiir või see, et sa hästi kiiresti kohaned nagu erinevasse Mhm. kohtadesse ja need mõlemad viitavad väga sügavalt seda, et sa oled teistele inimestele justkui selline nagu vaimne juhendaja ja 7 viitab ametite kolmnurga puhul, millele ta viitab, tead Rutt või? Vaimsusele. vaimsusele, tugevale intuitsioonile, aga see, et seesama sinu töö peab olema seotud liikumisega, samamoodi see kombinatsioon, kui ma praegu vaatan, siis ma ütleksin, see sobib ka väga hästi reisikorraldajale, giidile. selles suhtes, et reisikorraldaja peab hästi hoomama vist või tajuma seltskonda, kes tal on, eks ju, ja samamoodi hästi kiiresti reageerima, 11 ja 7. 7 viitab ka sellele, et erinevates kohtades, ehk siis see on kas töö, mis on seotud reisimisega või siis, kui sa teed online tööd, 7 viitab ka online tööle ja 7 viitab sellele, et see sinu töö peab olema projektipõhine, ehk siis just üks inimene, mul on 2 korda 7, mul on 7 on siin on 7, siin on 7. ja ma pole mitte kunagi ennast nii hästi tundnud, kui ma praegu olen kalavees, ma olen täiesti õiges kohas. ehk siis sa teed inimese ära, temaga töötled neid asju, mis on vaja teha, nii, puhkus, rahu, käid võib-olla, sööd mingeid oblikaid, jalutad metsas ja siis on järgmine. või siis teed mida iganes, võib-olla lihtsalt teed mingit kodus mingeid asju, et see peab olema selline mõnus. mis 16 võiks tähendada? tarokaardid on siin kõik seotud. Mhm. Jah, et torn. ja torn, selles mõttes sina oled see naine, kes oskab ja suudab teisi inimesi trigerdada ja samas on sul väga hea algatusvõime. ehk siis nullist sajani võib midagi teha. Youtube sõna otseses mõttes asi, mida sa hakkasid tegema. kunagi sa tegid seda küll, aga sul oli hoopis teine eesmärk, eks ju. Mhm. nüüd sul on hoopis teine eesmärk. Ja sina oled naine, kes suudab teisi trigerdada ehk siis aidata neid august välja. või siis see, et kui sa näed, et mingi asi juba ei toimi, siis oma klientide näol ka, sa ütled lihtsalt, et tead, kallis mees, kallis naine, sellega on nüüd nii. lihtsalt ava oma väiksed silmad ja vaata tõele otsa. ja nii edasi. ja kuna sinu, noh, nüüd ma jätsin need kaks praegu rääkimata, aga äkki me jõuame sinna, et siis 5 on siin elude numbrina ja see tegelikult viitab väga tugevale õpetajale. just tahtsin öelda, et tegelikult see rida 7, 11, 22 on õpetajatöös ka väga abiks, sest ükski tund ei kordu, ükski klass ei kordu ja ma pean keskenduma igale õpilasele maksimaalselt. kui keegi küsib, siis samal ajal muu klass tegeleb oma tööga, aga kui keegi minu käest midagi konkreetselt küsib, siis ma lülitan ennast ümber ja sellel hetkel ma olen 100% tema päralt. ja õpilased on öelnud ka, et ma oskan nii-öelda näpuga näidata, et kus see viga on. issand, kui lahe, selles mõttes vaata, kui kihvt.
miks mul see asi meeldibki, see on praegu sina oled esimene, kellega me seda nüüd teeme, vaatame siin avalikult sinu neid numbreid. väga hea tähelepanek, muidugi mitte ainult giid. vaata, see ongi see, et mida rohkem sa tarokaarte ka loed, mida rohkem sa neid näiteks ruun ja numbri vaatad, neid kombinatsioone, siis mingi hetk sa saad aru, et see kombinatsioon tähendab veel seda ka. kogu aeg õpid veel juurde, tarokaartides ka, kui on 2 või 3 numbrit või need kaarti on koos, siis mõtled, need tähendavad seda hoopis, vaata, sellel kliendil see niimoodi töötas. Mhm. Õpetaja ja kusjuures elude number on 5, see viitab sellele Mhm. ka, et sul meeldib hästi palju ahmida erinevat informatsiooni erinevatest kohtadest ja sa oled ka hea suhtleja. ja kusjuures seesama eripära, ma ei tea, kas see on ka seitsmete puhul, et kui ma õpin, siis ma kohe automaatselt töötan ja teen oma süsteemi ja koolis mul oli seesama tore matemaatikaõpetaja, Meil on kes sama. ja kes saatis mind ellu selliste sõnadega, et tee, mis sa teed, aga ära matemaatikat ülikooli õppima mine, et sa oled liiga udupea ja ma olin selline, et ma ei saanud aru, miks ma mingit Pythagorase pükse pean õppima või juba tõestatud valemeid tõestama. Et noh, ma ei tea, arvutame tunnis Pythagorase pükstele traksid peale või midagi sellist, et midagi uut, et kui ma midagi õpin, siis ma hakkan nagu oma süsteemi kohe juurde lisama. Jaa, vaata kui hea tähelepanek, see oli keskkoolis, me käisime samas gümnaasiumis siis. Jah. jaa, oo jaa, olid ajad. aga no ega mis sa teed, no kui ei oska matet, ei oska matet, noh. ja nüüd me oleme siin kahekesi, pusserdame nende numbritega. Ja. ma täna kusjuures selles hommikuses videos ka, kes ei ole kuulanud, siis pärast kuulake, ütlesin ka, et kui matemaatika oli 2 või siis nullilähedane, raudpolt hea numeroloog või astroloog või siis human design või kõik need asjad, ruunilugeja raudselt. No mul oli matemaatika 4, ma olin tegelikult terav pliiats, aga mul oli see jama, et ma vahepeal läksin oma teed ja mul tuli kuidagi vastus, ma ei tea, kuskilt ülevalt poolt ja siis ma olin nii solvunud, kui õpetaja palus tõestada, kuidas ma selle sain. See oli õige vastus alati. Aga siis ma pidin nii-öelda tagurpidi lahendama ja nuputama välja, kuidas ma selle sain, et noh, tavaliselt ma olen matemaatikaõpetajad ja autoteeninduses mehaanikuid närvi ajanud sellega, et ma lähen sellise jutuga, et mul on tunne, et ahah, autol sarniirid vajavad ülevaatamist ja siis nad küsivad, et miks on selline tunne, kas annab märku, ma ütlesin, et veel ei anna, aga vaadake üle. Noh, algul nad mõtlesid, et naine, aga lõpuks, kui ma juba nii-öelda töökotta lähen, siis nad küsivad, mis tunne täna on. Sest mul on alati õigus kahjuks. issand, kui põnev, vau. no vot, kuulsite jah, ja siis, kui te pöördutegi Ruti poole, siis see tähendab seda, et tal on tunne juba. nii, oota, aga natukene näpistaks seda, kuidas sa oma klientidega siis suhtled, on sul siis Zoom või Meet või sa ütlesid, et sa salvestad, sain ma õigesti aru? Jah, ma eelistan salvestamist, et kas Messengeris või e-kirja teel kõigepealt suhtleme, nad räägivad ära, mida nad täpselt tahavad. Mõnikord ma pakun ise ka juurde, et mida võiks vaadata. Aga miks mul meeldib salvestust ja pärast siis personaalne link saata, ongi see, et ma saan olla nagu neutraalne ja ma saan tagasisidet, et kui palju siis nagu päriselt täppi läks, et noh, kui sa inimesega räägid ja otsekaarte laad, siis nad kipuvad liiga palju välja rääkima. Mm. Ja siis on see juba, et noh, et kas see on nüüd see, mida mina räägin või siis olen nii-öelda hea inimeste tundja ja sealt pealt võtan. Et mulle tundub nagu see variant natukene ausam. Nüüd ma sain aru, see tähendab seda, kui mina olen nüüd huvitatud mingist oma teemast, siis ma suhtlen alguses sinuga ära, küsin selle teema ära ja siis sina teed pärast eraldi ilma minuta selle asja valmis ja saadad mulle selle. Jah. No nii, jaa. Kusjuures see on küll huvitav, mis sa ütlesid, et jah, et inimesed annavad vastuseid või niimoodi, kui ma teen siin video, Ja jah. kõige raskem on inimestel õppida küsimusi küsima, et eriti naised, nad hakkavad nagu jutustama, kõigepealt on pikk taust ja siis ühel hetkel ma teen nagu nii paus, nii, mida sa küsida tahad ja siis see päris küsimuse formuleerimine, õpilaste pealt ka vaatan, kõige hullem on, kui on debatt või midagi,
et noh, siis ma nii-öelda ka suskan vahele, et nii, et lõpeta nüüd see jutustamine ja küsi ja konkreetse küsimuse küsimine, nii et see ei ole kas-küsimus ehk jah ja ei vastus. See ei olegi nii väga lihtne. oi, see meenutab seda, kui me siin tegime Mailaga seda Mida toob juuli siis nendele gruppidele ja pärast seda jäime Mailaga lobisema. ja siis ma ütlen, Maila, mul on sulle üks küsimus. noh, kaardid olid soojad ka, seal ikka no tuleb ära kasutada kohe juhust. ja siis ta ütleb, no ja siis, no mis küsimus see on? ja muidugi ma rääkisin sinna vau, 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 hästi palju sinna taha. Maila ütleb, aga mis sa küsida tahad? Täpselt. ma ütlesin, las ta olla. ma sain siis me kõkutasime natukene juttu, muidugi ma sain teatud küsimustele vastuseid ka. aga nii ta läheb, mis sa teed? ja, ja ma jagan ruutu vahepeal, lähme siis asja juurde jälle. aga Rutt, sinuga on väga muhe lobiseda. see, see oli ka tegelikult üks eesmärk, et lihtsalt muhedalt jagada kogemusi ja teie, kes te nüüd olete tulemas ka sellele samale videokohtumisele, siis ärge arvake, et me ainult kogu aeg siin asjast ja tuumast räägime, lihtsalt me oleme meie. igalühel meist tuleb see lugu täpselt nii, nagu ta tuleb. mida ma siit natukene veel näpistaksin, mis sellised olulisemad asjad, kuna sa hästi palju ka tead nendest asjadest, oi, sul on siin väga imearmas suguvõsa muster ehk siis see õppetund ehk siis kaassõltuvus, sõltuvused, kõik muud asjad, mis minul on ka number 15. halleluuja, me oleme mõlemad ühest seltskonnast. ja ma ei tea, tahad sellest natuke rääkida? ja hästi huvitav on see, et minu isapoolne vanaema on täpselt sama elude numbriga, sama suguvõsa karmaga ja see hingemissioon on ka täpselt sama 13, 11, 6. ja me oleme täielikud vastandid, aga mis meil nagu ühist on see, et tema suri kilpnäärmevähki, minul on kilpnäärme alatalitus. ahah. ja no ma ei tea, minu jaoks ütleb see juba väga palju, et see nii-öelda esimene pool elust on mul üsna palju olnud selline, et ma ei ole nagu ennast väljendada julgenud. No selle taga on kindlasti ka see, et ma olin laps, kui mu vanem vend enesetapu tegi ja pidevalt lapsena siis mõtlesin, et ma käituksin ja oleksin nii, et mu ema ei peaks minu pärast vähemalt nutma. Mhm. ja ma keelasin endal pidudel käimist, ma ei öelnud kõike välja, ma püüdsin nii-öelda ideaalne olla, kuni siis jah, tegelikult see esimene nagu see raputus või vaata see hingeline ärkamine või vaimne teekond ei ole ka niimoodi, et on plauh ja kohe on ju. Mhm. et nagu sa ka oled öelnud, seal 30ndates on nagu selline esimene suurem, Mhm. et siis oli mul nii-öelda abielukriis pani mind paika ja siis ma panin ka oma isa paika, kes siis oli hästi autoriteetne number 4 energias ja järgmine, kus ma nii-öelda nagu noh, järgmine pauk tuli seal aastal 2023, kus ma siis ka nii-öelda, no siis käis nagu rohkem selline klõks, kus ma hakkasin selle peale mõtlema, et iseennast on ka vaja armastada. Mhm. ma läksin seda vaatama, sa ütlesid 30ndates, et mis toimus. mäletad sa seda täpselt aastat ka, kui vana sa olid või? Mäletan, siis ma olin 33, Mhm. aasta oli 2009 ja ma olin number 2 energias Mhm. ja, ja, ja abielukriis selle numbriga väga hästi klapib. Mhm. vaadake, kui hästi siis Rutt on numbrite maailmas, kuidas Rutt orienteerub. see on seesama, mis ma ütlesin, vaata arvatavasti selles videos, et kruttige kogu aeg tagasi 9 aastat tagasi, siis see energia ja sa, Rutt, oled selle kodutöö ära teinud selles suhtes, et mis energias sa siis olid. ja vaata nüüd siin selles samas sünnikaardis. Need numbrid, mis siin seespool on, demonstreerivad ka, sümboliseerivad siis seda sinu eluenergiat, ehk siis siin 32, 33 ja siis siia 34 ka liikudes on 18, ehk siis see on see sinu tugev sisemaailm aktiviseerub, sinu vaimne ärkamine hakkab toimuma. ja loomulikult see 35, mis ma räägin, on üks selline suurem
kriisietapp, minul oli see 33-selt, et see kesk- ja kriis niinimetatud, et kus kohas hakkab meil aktiviseeruma vot see kolmnurk. ja siis me oleme täiega nagu sellised, oo, see, mis ma tegin praegu, siis mis asi, kes ma üldse olen, nagu siis tekib selline esimene plahvatus, aga mida ma tahan üldse elust. väga paljudel sellisel perioodil tulevad just abielud lähevad lõhki ja mida iganes toimuvad need asjad ma ei tea, tuututasin praegu palju ja kui sul oli isiklik aasta energia, oli siin number 2, mis viitabki hästi palju suhtlemist, kui sul on justkui soov kellegagi tuttavaks saada, suhet luua, mida iganes ja ka emade ja naistega suhtlemist palju, suhete parandamist või siis seesama, mis sa ütlesidki, täiesti kriisiolukord võib ka olla. kõik läheb hoopis vastu karva. et ega ja, kõik on millegagi vaja. ja hästi huvitav on see, et samas see number 2 aasta energia tõi mu ellu esimese inimesed, täiesti võõra inimesed, noh, on teatud hinged, kes on hingesugulased, on hinged, kellega sa lihtsalt kokku puutud, aga on ka sellised nii-öelda, kuidas ma ütlen, õigele teele puksijad hinged, kes tulevad korraks. nii, väike köhatus, korraks ja siis kaovad. ja siis ma täiesti juhuslikult jutumärkides sain tuttavaks Tanjaga. Ja tema oli siis see, kes avas mu silmad, kes kuulas mind, tema oli ka nii-öelda kanaldaja ja võttis mõneks ajaks mind oma õpilaseks. ja tänu sellele siis sain nagu sellest kriisist välja tulla, sest ma hakkasin iseennast tundma õppima ja nägema seda elu. ja tema oli esimene, kes nagu seda kanaldamisvõimet ka märkas, et ta katsetas minu pealt üsna palju, aga ma ei olnud siis veel päris valmis. ja siis, kui ma nii-öelda jalad alla sain, siis lihtsalt kuidagi ta kadus minu elust nii, et ma ei tea, kuidagi nagu iseenesest tõsteti kõrvale. olen temale tänulik ja sellised hinged on vajalikud lihtsalt ajutiselt, et see, et elust ära kaob lihtsalt ja enam ei kohtu, see on normaalne. okei Tanja, mis ta perekonnanimi oli, ei ole oluline. ei tea, Tanja, ta kunagi ei maininud seda. Tanjuša, nii nagu mina ütlen, et ma olen Merike ja siis mõned jah. ütlevad, et kas saab ikka selle perekonnanime ka panna, ma ütlen, no pane siis, kui sa soovid. et selles mõttes, et nii. aga teate, teie nüüd, kes te kuulate praegu seda, ka kommenteerige neid juhtumeid, kui teie ellu on ka keegi tulnud. seesama video läheb nüüd üles ka Ruti kanalile, et nüüd, kui sa vaatad ka Ruti kanalil, Youtube'i kanalil seda Ämi, Iimi Kitsune Tarotuba. Ämi Kitsune Tarotuba. mina ütleksin niimoodi, et Ämi Kitsunen Tarotuba. mina ütleksin seda nii. no vaata, kui te olete nüüd siis Ruti kanalil, siis kommenteerige teie ka, mis ajal või kui te mäletate muidugi seda, et millal teie ellu on tulnud keegi teatud inimene ja justkui ta on olnud, see on millegi jaoks vajalik olnud. ja sa oled hiljem sellest muidugi aru saanud, sest ega me kohe ju kõigest aru ei saa ja siis lihtsalt, et oli jah, vaata kui huvitav. no vot, selline lugu. nii, nüüd ma hakkasin mõtlema, mul tekkis vahepeal üks mõte, mida ma tahtsin jagada. Lähme luusime natukese numbrites. see on nii huvitav. siis ma vaatan su endistes eludes on 2 korda 19 ja need sulle siin selles elus ütlevad seda, et sa pead särama. sa tead seda ka kindlasti, on ju, see on päikseenergia ja see, et kui sa välja ei sära ja välja ei näita neid andeid ja oskusi, kõike, mis sinu sees on, siis sa lihtsalt seesama kilpnääre on ju, et siis sa lihtsalt kõrvetad ennast seest ära ja mis väga paljudel inimestel on ka see, et nad on väga egoistlikud ja ülbed ja nõudlikud oma lähedaste suhtes, ehk siis oma lähisuhted põletavad sellega ära. et aga noh, see on jällegi kasvamise tee. et sina nüüd vähemalt, mida mina aru saan, 19 on ka väga selline tugev blogipidaja, enda näitaja, Youtube'i kanal, minu meelest mina panen 19 võrdub Youtube eriti kui 19 on teil siin või 17 ka, no siis jumala eest andke minna, vahet pole, kas Facebook, TikTok, Youtube, pa. tänapäeval on palju asju, lihtsalt särage välja, seepärast et see on sama näiteks, kellel on seitsmeid palju, sinul on ka seitsmeid palju. vaatame. kolm peaks olema. ja seitsmed viitavad ju tegelikult inglite kaitsele.
et sul on 6 hinglit kohe, kohe kindlasti olemas, aga mis 7 veel viitab, eriti kui on tervise kolmnurgas, on see, et sa pead tegelema füüsilise liikumisega. et, meil on energiat lihtsalt nii palju ja siis on see, mida mina ise tajun ju ka, ega ma ka mingi spordimees ei ole. ma vahest innustun ja vahest mul jälle kaob ära, sest minul on siin selle koha peal 16, Rutil on 7, aga meil on praktiliselt nagu tempel mälus, et me peame tegelikult tegema midagi füüsilist või aiatööd või mida iganes, eks ju. siis meie energia on selline, mida meie näiteks sinuga, Rutt, saame teha, ongi see, et panna sinna Youtube'i maailma. See ka kulutab seda, et meil on vaja lihtsalt olla tegevuses kogu aeg, et laiskus on see teine pool. Tekkis sul mingeid mõtteid, mida tahad jagada? ja kusjuures selle laiskusega on niimoodi, et minu arust see käib lainetena, et ühel hetkel rapsid ja teed ja siis istud maha ja mõtled, mitte midagi ei taha teha. Mina ei oska sedasi. Ja minul, tähendab, kui nüüd vaatame sind ja mind, siis ütleme, ilma et ma praegu näitan seda kaardistikku või sedasama, siis minul on elude number 8, mis paneb mind tohutult tegutsema kogu aeg ja siis, kui ma ei tegutse, siis tekib selline, et oot-oot-oot, laiskperse, davai, liiguta. et mul on kogu aeg selline mingi tulitakus, tulitakus. et samas tegelikult veitsa tahtsin puudutada veel seda, see number 15, mis oli siis seal suguvõsa karma õppetunnis. et sellega seoses sa rääkisid küll just seda kilpnääret ja muud asja. see tegelikult väga tugevalt viitab ka sellele, et sinu niinimetatud ülesanne on tegelikult aidata inimestel ärgata vaimselt ja läbi oma kogemuste. ehk siis ka viitab see sellele, et see oma teadmine, mida sa oled kogenud ja needsamad vead, noh, kas seda saab, ütleme, rasked kogemused, millest sa oled välja tulnud, sa pead jagama ja aitama neid inimesi, kes on seal kuskil mingis kohas. et ka sina oled seda ju kogenud, et sind juba ju elu ise kannab, et sa pead seda tegema, sa tunnetad seda tugevalt. ja see on nii hästi huvitav, et mul on korduvalt olnud selliseid juhtumeid ka, kus inimene on nagu ärev ja noh, ma olen ka selline, kellele millegipärast tullakse rääkima. et istun ja lühikest aega töötasin ka raamatukogu hoidjana koolis kunagi ja siis juhtus pidevalt, et keegi tuli ja hakkas kurtma ja siis ma tundsin, et ma ei taha enam raamatukogus töötada et õpilastega on põnevam klassiruumis ja mitu korda on olnud niimoodi, et kurdetakse ja et on ärevus sees ja nii edasi ja siis ma ütlen mingi märksõna, et noh, see on, ma ei tea, mingi rambipalavik või mis iganes ja siis inimesel nii-öelda peab tuluke põlema, et oh, ongi et kuidagi nagu mõnikord mõtled, et see on nagu nii ilmselge, et aga keegi peab selle kõva häälega lihtsalt välja ütlema. ja kusjuures ma noh, näitan veel teie, kes te võib-olla praegu just hüppasite siia paati meie kanalile siia, siis seesama, me räägime siin number 15 praegu, et kuidas see toimetab ja tegelikult 15 annab ka väga hea sellise tajumise, ekstrasensoorsuse, see intuitsiooni ja kõik muud asjad, et kui ma räägin, et teie, kellel teil on 18 siin sünnikaardis, siis teil on, kuule, vau, täiega vedanud. Teil on nagu kõik võlupliiatsid käes, et selles suhtes ei tähenda, et teie elu on lihtne, aga meil, Rutt, sinuga, meil ei ole nagu eriti lihtne olnud, meil on ikkagi nagu väga palju oleme käinud siin poriste põlvedega ja vahepeal mõelnud, miks meiega niimoodi need asjad juhtuvad ja üldse mõelnud, et tahaks, kuule, tahaks teist elu ütleme siis niimoodi, see ei viita enesetapule, ärge nüüd seda mõelge. see viitab pigem sellele, et nagu miks minuga, kuidas, miks ma siia perre sattusin ja sellised, miks see on nii keeruline, aga hiljem saad aru, lakud omad käpad puhtaks ja mõtled, oh, päris nitši-voo värk. et selleks peab elama kuhugi 40, 45 pluss, siis hakkab looma alles, et sina oled ka kindlasti tajunud seda, et sinu elu on nüüd ju kardinaalselt muutunud peale seda, kui sa said seal mingi 45 ja siis edasi. Täpselt ja tead, kui lohutav on numbritest välja lugeda seda, et elu teine pool tuleb helgem. see, mis oli, see oli ja kogemus, õppetund, aga nüüd läheb ainult ilusamaks. kusjuures ma arvan, et ka human design toetab seda väga hästi, siis kui sa saad endast teada, siis seal ju tulevad ka kuidagi, ma ei ole human design'is väga kõva, aga ma tean, et seal on mingisugused need numbrid, mingi 4 ja 6, mul oli 4 ja 6 ja siis see viitas sellele, et elu teisel poolel, ehk siis see, mis mul on juba praegu, et siis hakkab juba kõik ära laagerduma. siis ma mõtlen, et oh,
täitsa lõpp, enam küll ei taha mingi 20 olla, et las ta olla, et see oli mingi täitsa õudne lihtsalt. et Mulle väga oma vanus meeldib, et see on nagu tõesti elu kõige parem aeg. Et just see, et sa saad olla sina ise, täiesti ükskõik, mis teised arvavad, näed välja täpselt selline, nagu näed, oled selline, nagu oled ja teistest on täiesti savi. Aga no muidugi siin on mul hea õppetund, noorem poeg ka, kes mul on täis autist ja mutist, kõneta autist, et tema on ka seda koolitanud mind, et mitte teiste arvamusest välja teha. mm. Seda kusjuures tead, kui huvitaval seesama number 15 õpetab väga hästi, see suguvõsa karma õppetund, et miks antakse ka meile näiteks sellised lapsed või seesama kogemus, mis sulle on antud ja nad tulevadki meile õpetama, ja 15 nagu justkui sunnib meil võtta maskid maha, et lihtsalt ole päriselt see, kes sa oled, aga tihtipeale vaata sina 15 omanik seal suguvõsa karma õppetunnis ja mina, siis me oleme tahtnud kogu aeg justkui sulanduda massi ja olla teiste moodi selleks, et olla nagu terve. Või kuidagi Mhm. niimoodi, et ah, ma olen ju niisamagi nagu imelik, minust niikuinii mõeldakse, las ma siis itsitan mingite mõttetute naljade üle ja olen ise ka selline ja huvitun kõigest sellisest asjast. No see oligi minu jaoks see normaalsus seal kunagi. Mhm. See oli jah, tšiva. jah, aga meid ei saa kuidagi sinna kasti suruda, et nagu ma ühes oma luuletuses ütlen, et ma ei mahu sinna halli ühiskonnakasti, et ma ei ole see hall kast, ma olen ümmargune päikesekarvapall ja seda ei topi sinna sisse. Just nimelt, väga hästi öeldud. Sa jagad oma luuletusi ka oma kanalil, eks ju, Youtube'is. Ja mul on tegelikult hirmus suur unistus, et ma selle viskasin korraga õhku. Et ma nüüd Suno abil avastasin, et ma saan nii-öelda oma luuletused muusikaks muuta. Ja olen siis neid laulukesi, tekstilaulukesi jaganud, aga mind kohutavalt häirib see tehisaru soome aktsent eesti keeles ehk palatalisatsiooni netu, et pall ja mis kõik seal on. Et minu unistus on see, et äkki leidub kunagi kuskil inimene, kes mu luuletused avastab ja hakkab kas ise laule tegema või siis laulma minu tekstidega. Et mul Mhm. siin tekste on, et vaikselt unistan ja viskan õhku selle mõtte. Ja teie ka, kes te siin praegu kuulate, et kui see sind hetkel kõnetas, siis Rutiga saab ühendust võtta, et panen kõik kontaktid siia video alla. Et miks mitte teha koostööd. Kusjuures tead, mul tuleb praegu üks asi meelde, ma just eile vastasin meilile, et on tulemas üks väga huvitav, nüüd kui ma loodan, et ma ei pannud mööda, on tulemas üks trio, täiesti tuleb podcast ja 3 inimesega korraga, kes just tegelevad selliste asjadega, mis sa praegu õhku viskasid, nii et hoia silmad lahti. Kui ma nüüd ei eksi, kui me saame nüüd kokkuleppele, siis 28. juulil toimub meil see, kui ma sain nüüd õigesti aru, et Mhm. nad tulevad kolmekesi, aga see on selline inimene, kui te nüüd olete tähele pannud Youtube'is, ma panen päevasõnumid või päeva selline postitus, milline energia on. Ja siis ta alati kommenteerib sinna alla. Üks inimene kommenteerib hästi põhjalikult, teeb veel oma sellise, minge vaadake seda, sest ainult minu pöial on seal, võib-olla kellelgi veel paneb, keegi paneb tema kommentaarile pöiale, aga minge vaadake, mis tüüp on. väga huvitav tüüp. ma ei tea päris isegi tema päris nime, ta on vist äkki ühe korra ainult seda öelnud, aga ma olen ise väga põnevil, nii et ta kindlasti võib-olla ka kuulab seda, aga tema teeb väga huvitavaid laule. vot, tuleme kuulama. Lähme siis meie juurde tagasi, Rutt. Mhm. Mhm. ja see, mis mulle meeldib, kusjuures teate, et teie, kes te nüüd tulete ka siia mulle rääkima või meiega rääkima, ikkagi me räägime meiega, visake ka õhku neid mõtteid ja isegi kui sa nüüd ei julge tulla siia rääkima, räägi kõva häälega kodus need asjad välja, kirjuta paberile, unista suurelt, et isegi ja sa kohe, Rutt, saad suu lahti teha. See, mida ma ütlen, mida mina ise olen hästi harrastanud, on see, et kui on ikkagi nii suur nagu mingi soov, siis ma kirjutan seal oleviku vormis, justkui see juba on olemas. teate, Mhm. kuidas hakkab tööle? Ja olek. hakkab, aga unistustega tuleb selles mõttes ettevaatlik olla, et ütle välja oma unistus, mida sa tahad saada, aga ära pane piirangud peale, kuidas see sinuni tuleb, sest siis võib nii-öelda natuke
väike kuradisaba sisse tulla ja ei ole üldse see, mis tarvis, et see on minu isiklik kogemus. et lase vabaks, kuidas unistuse täitumine saab realiseeruda. jaa, väga hea tähelepanek. minu oma isiklik kogemus on, kui sa nüüd mingisugust inimest unistad endale, siis kirjuta väga täpselt kõik asjad üles ja vanus ka on väga oluline. sellepärast, et kui sa vanusega mööda paned või üldse vanust ei pane, siis tulebki see, mis tuleb. kõik tingimused vastavad, aga vanus ei vasta. siis üks väike ääremärkus, see inimene, kellega ma praegu koos olen, siis ma olen ise ta kirjutanud endale ja siis ma kirjutasin, et ma soovin, noh, et mul on siis see partner, kes, see on lihtsalt nii kentsakas, et kellega saab tantsida. aga ma ei kirjutanud sinna, kellega saab tantsida valssi, polkat, rumbat, ta-ta-ta, kõik need lavatantsud, need, mis mulle meeldivad väga, mina ise mõtlesin seda, aga ma kirjutasin tantsida. ja see, mida me siis koos teeme aeg-ajalt väga harva, on, no tantsime diskotantsu kodus, aga ainult kodus kahekesi. et aga ma mõtlesin, et las ta olla. no parem see kui mitte midagi, sest ma saan üksi ka tantsida. aga vaadake, kui tähtis on just seesama rutt, mida sina ka ütlesid. ja no näed, millest me Rutt kõik ära räägime, nagu kaks sõbrannat sõid kokku. kus koolis me koos olime käinud, aga erinevates klassides? Avinurme. vot, Avinurme gümnaasium. nüüd teie ka, kes olete Avinurme gümnaasiumis käinud, kirjutage siia. äkki me oleme ühes klassis käinud. minul oli küll nii selline südant soojendav, kui Rutt ütles, et me oleme samas koolis käinud. Lähme piilume veel natukene numbreid. mind veitsa tegelikult kõnetas see periood, kui sa ütlesid ka, et sa oled õnnelik ja rahul praegu selles eas, kus sa praegu oled. ja näiteks 13. ma ei tea, kas sul on meeles, mis sul siis toimus 47, 48 vanuses umbes, mina olen 48 praegu. ahah, see on paar aastat tagasi. 47, 48. Siis toimuski see klikk, kus iseenesest nii-öelda mind juhatati vaimsuse teele, kus ma hakkasin, see oli mingisugune pooleaastane periood, kus ma lihtsalt tundsin, et kõik on nii, nagu nii-öelda peab ühiskonnas olema, et kodu ja pere ja töö ja kõik läheb hästi, aga midagi on puudu. Mhm. see muudkui näris ja näris ja näris ja ühel hetkel ma siis sõna otseses mõttes jalutuskäigu ajal karjatasin taeva poole, et ma tahan teada, miks. ja siis ma vaatasin, kuidas taevast üks valge suleke tuli. lind ega midagi ei lennanud üle ja valge suleke tuli siis mulle, siis ma panin peopesa alla ja siis ta tuli, maandus, ta tuli ringiga, tegi ringi ja siis maandus mulle peopesa peale. ja peale seda hakkasid vastused tulema. iseenesest jõudsid inimesed minu ellu, hakkasin uurima ja siis käiski 2023, 4. juuli oli see. See on nii meeles mul, sest 4. juuli on see Siiruse portaali eilne aeg ja 4+7 on 11 Mhm. ja see kombinatsioon 4+7 on nagu muudes valdkondades ka minu jaoks väga oluline olnud. et selline ilus hetk oli. ma pidin sind kohe panema suurelt, et näha seda emotsiooni ja tundeid. ja see 13, lähme siis jälle siia korraks tagasi. see 13 viitab tegelikult hästi tugevale transformatsioonile ja väga paljudel on 13 energiaga see, et sul kas mingi töökoha vahetus toimub või ütleme sinu puhul siis see, et võib-olla töökoht ei vahetunud, aga sul tuli midagi nüüd juurde, sa jõudsid endale lähemale. mida võib ka siis nimetada seda, et sa tegelikult otsisid endas veel neid asju, mida sa juba ammu tundsid, aga ei julenud avalikkusele tuua. ja 13 on ka näiteks asukoha vahetus väga tugevalt, võib-olla elukaaslase vahetus, kellel mis aktuaalne on. aga siin nüüd 48, 49 ja kuni 50-ndateni on seesama 22, mis sul on siin ametites, ehk siis vaata, kui huvitav, sa tõid just selle sule teema on ju ära ja siis sul hakkasid vastused tulema, sul hakkasid inimesed tulema. see 22 viitab sellele, et kui sa usaldad, siis hakkab kõik toimuma hästi nagu üleloomulikus väes või kuidagi niimoodi. Teie, kes te võib-olla siin nii väga vaimses maailmas ei hõlju, siis te mõtlete, et ma ei tea, mingi tundub nagu möga jutt. aga vaata, see ongi teiega see värk, et kui teil see 22 seal ikkagi on, andke see võimalus. et hakkate nägema, mis toimub, lihtsalt rahunege maha, võtke müra vähemaks ümberringi, lihtsalt kuulake, vaadake. tahad midagi siia lisada? Lihtsalt see müra maha on väga hea märksõna,
ma tunnen eriti viimasel ajal ja võib-olla ka see 13 on sellega seotud, et ma ei suuda olla rahvarohketes kohtades, ma tunnetan nende inimeste negatiivseid emotsioone ja ma väldin linnades käimist nii palju kui võimalik. Poodi saadan mehe, mis kõlab vist tuttavalt. aga ma olen öelnud seda ja mul mees käib kogu aeg poes, talle ja, meeldib suhelda hullult. ja, ja, ja just nagu see enda sisse minek ja see rahu ja vaikus järjest olulisemaks muutub. Oh, kallis Rutt, ma ütlen, tead, mis siin on ka üks väga suur mõju, see on see, ma näitan sulle. See on see meie 7, sinul 16, sinul 7, minul 16. sest me oleme, vaata, mida vanemaks me tuleme, seda rohkem me läheme süvitsi ja see üleliigne müra, need scroll imised, telekas, mingid mõttetud seebikad, värgid, särgid, uudised. See lihtsalt, me ei ole enam seal. Seesama, mis sa ütlesid, et see särav karvapall, päiksepall ei mahu sinna Mhm. kasti, et see oli minu meelest ülimega hea ütlemine. ja aga see teleka vaatamine tõesti kaob ära, et ainuke, mida ma vaatan, mis mulle meeldib, on see sari Kullakesed, mis on hästi vana. Mulle lihtsalt need 4 mutti meeldivad. Ma tahan ise ka täpselt selline olla, kui ma vanaks saan. või ma panen, et äkki Youtube'is on ka seda Mhm. kuulajat, kes täna satuvad sinna minu metsalooduskäigu videole. oota, ma panen natuke suuremaks, siis te näete. me tuleme siia kohe tagasi veel. Siis vot ma äkki sinu käest ka küsin, kas sind ka sellised teemad huvitavad. tead, ma siin selles Carl Jungi maailmas nüüd kolan ringi, ma kuulan hästi palju võimalikke venekeelseid videoid, nii palju kui saab kätte. Ja neid arhütüüpe ja neid asju kombineerin ka sinna numeroloogiasse, ehk siis numeroloogia on mul juba väga hästi teada. Ja siis, kui räägitakse siin nartsissismist, kõigist muust asjadest, on ju, et siis üldse need arhütüübid ja värgid-särgid ja siis ma sattusin ühe sarja peale nüüd Soomes. Ma nii vähe, kui ma vaatan üldse telekat, siis mõtlesin, et ma lihtsalt vaatan. ja Jung ütles sellist asja. pange tähele, mis sarja te valite ja mõelge selle peale, miks te selle valisite. Sest see ei ole juhus, isegi kui keegi tuleb seal, elukaaslane või laps, et emme, davai vaata, et nii lahe sari. aga vaata, iga kord me ju ei võta seda sarja, mida öeldakse, aga lihtsalt sa nagu vaatad, oh, ma võtan selle. ja saad Mhm. aru, ma vaatasin seda ja siis ma sain aru, et minu mehel hakkas vahepeal igav, siis ta jäi vahepeal magama ja kõike muud asja, siis ma vaatan niimoodi, et silmad peas kuivad. harva telekat vaatad, lähedki hulluks, vaata. Mhm. siis ja siis ma sain aru, mis mind huvitab, ta kasutas seal konstellatsiooni võtteid. ma ei ole ise konstellatsioonis käinud, aga see on selline detektiivisari või selline politsei. ja võib-olla Rutt, sina tead, on üks ingliskeelne sari ka selline, kus üks politsei vaatab, tema on siis selline, kes sinna uuringutele võetakse kaasa, aga ta on seal taustaks ja vaatab inimeste miimikat, kuidas see liigub. no vot, kui Ei, kellelgi seda ei tea. aga küsin, miks ma seda üldse kõik räägin, siis vaata, see läheb jälle sinna seitsmete kategooriasse, sina oled seal 7. päev sündinud, mina 16, et meil on ka see omadus, et me tahame nagu sinna süvitsi sisse minna. meid ei Mhm. huvita see nagu see jutt, et võib-olla koolis ka noorena ka kindlasti panid sa seda tähele, et sa nagu kuulad, keegi nagu räägib, mingi hetk sa ei kuulegi, mis ta räägib, siis sa vaatad hoopis teda, tead niimoodi. nagu koer vaatab sulle suu sisse, et emme on nii ilus. et sa oled kindlasti näinud neid, aru saanud, et sa tegelikult hoopis Mhm. vaatad tema jutu taha. ja on küll. vot, kes nüüd tundis ära, mis ma siin rääkisin, siis see detektiivisarja tahaks uurida. mind väga huvitab see, et miks ma ka näiteks klientidega räägin nii nagu Rutiga, et vahepeal näitan seda asja. muidugi siis, kui on klient, kes on võtnud selle videokohtumise, me vaatame väga palju seda sünnikaarti. ja siis, kui klient hakkab rääkima, nii nagu Rutki räägib, siis ma panen, sul tuli valgus näkku kohe. ahah. hakkasin helendama. ja hakkasid helendama ja et siis vot siis ma vaatan, kuidas siis klient räägib ja Rutt on hästi rahulik, jalad maas, et aga mõni hästi palju otsib kuskilt vastuseid ja siis vot siis ma teen omad järeldused sellest asjast, et kas jutt on väga ebamugav. et üldjuhul on nii, aga siis meil oli natukene sellest rääkida, mis me siin sinuga eetriväliselt veitsa vestlesime nendest isiklikest aastatest.
ja siin on siis vaadake need, mis siin liiguvad, siis see on see energia, mis sind ka nagu mõjutab, trigerdab. sina oled praegu ruutmeil 50 Mhm. ja sa liigud 51 poole. Ja. ehk siis sinu sünnipäev on 7. detsember. jah, ehk siis sind praegu siis mõjutab aasta 2025 kokku liites sinu sünnipäevale ja kuule, siis me saame selle energia, mis sind praegu mõjutab. On ju? Mhm. ja sa juba olid hästi hea kodutöö ära teinud juba veel tagasi ka, et Rutt on energias number 1 ja samas tegelikult vaata kui huvitav, et sind mõjutab siis siin number 9 ka tugevalt. enne seda oli see kanaldamine, see enda avastamine, enne seda veel 13 ja 9 viitab ka hästi palju sellisele vaimsusele. ehk siis sinu sisetunne räägib sinuga väga tugevalt. ja number 1 aasta energia tähendab, nüüd ma panen jälle suurele ekraanile, nüüd sa hakkad jagama, mis sinu elus on nüüd toimunud sellest, et sa enne kui ma veel lasen sul jagada, on siis see, et numeroloogilised, kes on nüüd olnud mu õpetustes ka seal ja kuulanud kanali pealt, me liigume justkui nagu oravarattas 1-9-ni. 1 on alati ühe uue algus ja 9 on siis selline nagu lõpetamine, aga enne 1 tuli, on ju veel 9. ja sa rääkisid enne nii kihvtilt eetriväliselt, et jaga seda oma üleminekut, et kui praegu on 1 ja siis detsembris vahetub see number 8. Mhm. kuidas? Ja et mul ongi nagu kuidagi sujuvalt, et need üheksad ja ühed justkui samal ajal, et eelmise aasta lõpus ma nii-öelda justkui eelmised 50 eluaastat lõpetasin ja panin kaante vahele, ehk siis novembris sai mul see luulekogu trükki antud Hmm. ja 7. detsembril siis algas see number 1 energia. Et enne seda jõudis nii-öelda lukku see, et kogu see varasem kogemus sai nii-öelda luuletustena sinna sisse pandud. Ja no oma sünnipäevast saadik ma tunnetasin, et midagi põnevat on tulemas. Tegelikult alustasin ka ühe romaani kirjutamist, aga sellega on nüüd lugu nii, et ma mõtlesin, et kirjutan ühe sellise kerge naisteka, aga ma millegipärast tunnen, et ühe peategelastest ma pean nii-öelda ära kõrvaldama, aga ma ei suuda otsustada, kas see on mees või naine. Et natuke Just. kriminaalset ka sisse, et kumb see siis traagilisem on, et vaata, inimesed ju tahavad, et siis on ikka tõeline armastus, kui saab nutta ja keegi ära sureb. Et kumma ma siis ära kõrvaldan, et ma siis nii-öelda mõtlen, et panen midagi kriminaalset ka sisse, aga las ta nüüd settib vahepeal. Ja siis kuidagi tuli see sinu sõnum, see Youtube'i sõnum, et alustada ja siis ma vist kirjutasin ka sulle, et üks hull alustaski ja no tavaliselt mul nagu seda energiat on, et kui ma millelegi pühendun, et siis ma lähen kasvõi läbi seina, et seda, ma ei tea, kas see nüüd numbritest välja peegeldub, aga ma ise ütlen, et see on isapoolselt geneetiliselt tulnud, et mul on hästi huvitav see, et ma naljaga pooleks ütlen, et tavaliselt on naistel neiupõlve nimi, et mul oli isal neiupõlve nimi et tema võttis abielludes ema nime ja mis on nüüd hästi huvitav, see ei käi küll sellega kokku, aga võib-olla selline huvitav tähelepanek, et kuna tal oli kaksikvend ka, ühe munaraku kaksikud, siis pärast seda, kui ta nime ära vahetas, nende nime energia muutus täpselt 9 ja selleks samaks. Enne seda olid teised numbrid. Oo. et järelikult ta pidi seda tegema ja seal suguvõsas on seda nii-öelda sellist kangekaelsust või põikpeasust väga palju, et kui midagi nagu noh, heas mõttes tahad midagi ära teha, siis tõesti peaga läbi seina. Mhm. Kukud pikali, rammid uuesti. Mhm. ehk siis sinu number 1 aasta energias, see kestab praegu sul tegelikult detsembrikuuni veel, Mhm. on sul alganud ju siis mitu asja ja sa oled alustanud. Ja nüüd viimane, mis ma tegin, tegin siis Facebooki grupi ka, Eemi Kitsune Taratuba. Seal vist on juba, ma ei tea, 20 või 21 oli hommikul. Et mul on ka selline komme, et ma hommikuti tõmban endale kaardi, aga nüüd selle asemel, et ise seda vaadata, panen siis igal hommikul sinna ka Mhm. postituse, et kutsun sinna ka liituma. kas see on suletud grupp või?
ja ma tegin suletud, sest ma loodan, et seal võib-olla ka mingi vestlus areneb, et siis võib-olla keegi tahab võib-olla mõnda isiklikku küsimust küsida, et noh, pikalt ei hakka seal vastama, Mhm. aga, aga võin ka mõne tarokaardi isiklikku tõmmata seal. nägite, mina ei teadnud neid asju, nii et aitäh, et jagasid. Siis ma panen need kontaktid ka siia, aga kui te nüüd kuulasite, minge juba piiluge praegu. saate samal ajal kuulata meie jätku. tegelikult mul tekkis hästi suur hasart nüüd selle peale, et ma tahan piiluda sinna sinu isa suguvõsa karma õppetundidesse natukene, et vaataks, mis numbrid sul seal põletavad. et Mhm. aga enne seda siis nii kihvt. Minul hakkas näiteks number 1 energias hakkas numeroloogia sai täiega paugu nagu täiskäigu nagu selles suhtes, et enne ma natukene mõtlesin oma peas, kartsin oh,, räägi sellest ka, kas sul hirmusid ka oli? Ma olen selles mõttes huvitav inimene, et, sa lähed nüüd nii et kihvtilt juba. jah, et teatud asjade suhtes mul lihtsalt ei ole hirmu. Ma ei karda teispoolsusega suhtlemist, ma ei karda oma kõige inetumaid mõtteid vaadata, enesearenguga tegeleda. ja kui mul on hirmud olnud, siis need on naljakad, aga need on nii-öelda eneseanalüüsi käigus ja natukene eelmistes eludes sobramisega lahustunud täielikult. See on tegelikult nii hämmastav, et näiteks mul oli kaua aega sulgede foobia. kui ma linnusulge nägin, mul tekkis okserefleks issand. ja, ja ma ei saanud sellest aru. või siis torupillimuusika ajas mind närvi. ma lihtsalt ei talunud seda. ja kui ma siis nii-öelda natukene seal oma seda Lemuria elu tagasi vaatasin, siis tuli mul ette selline pilt, kus Lemuria nagu vajus maa alla ja siis olid nagu paarid, oli siis torupillimängija ja preestrinna ja mina olin siis see preestrinna, kes pidi seda Lemuria unelaulu laulma ja siis ma sain aru, et kui sa oled torupillimuusika saates surnud, et siis see torupill tõesti ei meeldi. ja pärast seda klõks ei mingit hirmu enam ja nii edasi. sellised naljakad hirmud on olnud, aga need on lahustunud. okei okay. aga jah, sellist nagu müstikat või noh, näiteks ämblikke ma üldse ei karda, täiesti tuim pimedust ma ei karda, et selliseid hirme mul ei ole. ja esinemise hirm on ka, et see kurgutsakra teema on ka mitmest elust läbi käinud, et seda ma oma kanalil olen rääkinud, et ma seal eelmistesse eludesse ei lähe. aga ma olen alati olnud põikpea. minu kõige suurem hirm koolis oli klassi ees esinemine ja mida ma tegin, ma läksin õpetajaks õppima. nüüd ei ole mul mingit hirmu, et nüüd ma võin ükskõik kui kaua rääkida ükskõik mis ja kui suure publiku ees. aga Youtube'i, kui sa hakkasid tegema, noh, sul oli tegelikult Youtube'i kanal juba enne ka, aga sellises vormis, nagu sa praegu teed, siis ju on ikkagi esimest korda, et kuidas siis need ja esimesed videod tulid, et ma tean, et osad on mõelnud, et tahaks teha videoid, aga kes olen mina, et ma räägin, sa rääkisid küll sellest oma hääle kuulamisest, et see sulle ei meeldinud, onju. aga oli seal mingeid selliseid väikseid väljakutseid, et ei tea, kas hakkan tegema või mitte? või läks Äh, libedalt? jah, natukene, vaata ikka mõtled natukene see 15, et mida teised arvavad, aga seda ei peaks Oo, üldse mõtlema. absoluutselt. ja läks aega, enne kui ma hääle ja oma välimusega video peale harjusin. et see võttis aega, sest see oli kuidagi algul ehmatav, aga ühel hetkel vaatasin, et ei ole häda, kedagi käib küll. vot teate, mis meil käis, ohohoh, mis selle naise nimi oli? Ave Järve äkki? jah, vot tema ütles ju ka, et vaata, kuidas tema aitab ka inimestel iseendaga rohkem nagu lähedasemaks saada just läbi nende videote, pildist, pigem videote, et kuidas endaga rääkida ja tegelikult on megalahe. vaata, mida rohkem teed, nii nagu me rääkisime, et see Youtube toob ju sõltuvuse, on ju, siis seda nunnumaks endale tuled lõppkokkuvõttes. et nii tore ju. tegelikult võiks pehmelt alustada, et kui algul kardad, siis harjuta endale selline komme, et igal hommikul läheb peegli ette ja ütleb tere, armas inimene.
no vot, mina viskan endale silma tihtipeale, ma flirdin nendega, meil on siin majas ainult üks peegel. väga hea flirtida, eelmises majas oli mul vist äkki 15 peeglit, ma arvan, kogu aeg flirtisin. siis mõtlesin, et selles mõttes, et muidugi teate, kui lihtne on naisena vaatad, et no on, kuule, tagumik ikka selliseks suureks kasvanud, et täitsa pekkis ikka, kus kohas see selline, aga tegelikult keera see nagu hoopis teistpidi ja ütle, et aitäh, kannikad, et te olete mind kogu elu kandnud. et vot on naine, tugev nagu juurikas. no vot mina mängin endaga niimoodi, õnneks ikkagi läbi enesearengu, ega ma muidu, ma ei olnud vanasti sellises kohas, ärge üldse arvake. nii, lähme lustime natukene veel sinu nende asjadega. Sellest me rääkisime. oi, lähme vaatame enne seda, tähendab, et vaatame enne kui ma lähen sinu isa numbritesse, vaataksin seda, et mis sind ees ootab. 14 on järgmiseks, ehk siis see hakkab siin 51, 52 ja sinu isiklik aastaenergia on siis number 2. ja, vot number 2 on see, mis sul siis juba kunagi oli, on ju, mis sa ütlesid, mis sul juhtus. aga see ei tähenda, et sul nüüd juhtub. 2 viitab alati hästi palju koostööle, partnerlusele ja vot siis on see koht, minul on praegu see number 2 toimumas. ehk siis, kui sulle midagi pakutakse, kui sa sees tunned, et see natuke justkui erutab, aga tahaks ka, ütle jaa. kogu aeg mine ja. muidugi, kui sa näed, et ikkagi keegi ütleb, et hüppa lõkke, siis kindel ei. aga see 51, 52 viitab ka siin selle numbrile, et see on kuidagi õpetamisega seotud, kuidagi juhendamisega seotud, aga mõõdukus eelkõige sellest, et sa liiga palju ei võta endale nagu palju asju, nii et nagu kalender läheb lõhki. sinu puhul on see nagu oluline siin. vaata kui huvitav see viie energia teeb nagu 2 aastat järjest, 14 ja 5. Mhm. ja vaata, 5 jällegi ütleb, et seal pole vaja mõõdukust vedada, seal 14 ütleb mõõdukus, võta natuke vaiksemaks, seepärast pakkumisi tuleb palju, aga see, et sa ennast läbi ei põleta, ütleb see. aga 5 on konkreetselt see, et väga palju tuleb võimalusi ja seal tuleb vaadata, et sa fookusest välja ei lähe. siin 14-ga võib ka fookusest välja minna, aga siin on see, et hästi palju on suhtlemist ja sul tuleb tegelikult vaata isiklik aastaenergia siin 3 ja 3 on see, et rohkem särada, rohkem välja näidata ja võib-olla väga tugevalt tulebki teemad, 5 on ju ka õpetamine. sõna otseses mõttes mentorlus, mina ütlen sedasi, et kui see, kus sa praegu juba oled, sa võib-olla mingi aeg mõtled ka seda, et võib-olla on juba see, ütleme siis sinu tarokaardid, sinu numeroloogia, ruunid, kõik muud asjad on juba jõudnud samale tasemele, kus sa oled õpetajana. seepärast, et siin 19, kui lööb lõkkesse, siis lõkkesse, kuna see on päikeseenergia, siis see ütleb, et sa oled oma ala professionaal, siis see Ämi Kitsunen võib-olla on juba tugev bränd. oota, ma pean korraks vaatama, kas mul on mingi puuk jookseb jala peal. näe, ongi. mine pekki, see on korterõõmud, oodake, ma pean ta ära hävitama. täiega mõnuga praegu lihtsalt jooksis, ai vitja. oodake, väike maadluspuugiga, väga vabandan. koera elu. väike seiklus vahele. ja ehk siis niimoodi krabas seda aru mööda jalga üles. ma ei tea, kuhu tal minek oli. no kätte sain, okei okay.. oh. nii, oota, lähme asja juurde tagasi. ma ei pannud pausile ka, nii et kuulsite, kuidas meil puugid lendavad. meil ainult piisab metsahaldutuskäigu video teha, kui ma pean hakkama kvartalil puuke võtma. okei okay,, lähme asja juurde. ja 19 siis jah, viitab see, et sul on väga suur võimalus tulla siis vaata, kuna see kogu see pentagramm ja kogu need asjad on sinu kohta konkreetselt, siis sinul on võimalik tulla selle asjaga, mida sa kõige rohkem aktuaalselt armastad, nagu lendu lennata. kuulsaks tulla, sõna otseses mõttes kuulsaks. ja siis, kui sa oled kuulus, siis sul on graafik täis ja 14 on kohe mõõdukus. Davai, rutt, rahu, 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 ära nüüd tõmble, nädalavahetus vaba, raudselt, võta esmaspäev ka, 3 päeva nädalas vabaks. raudpolt. ehk siis see on nagu selline mõnus stsenaarium. tahad midagi kommenteerida või? kõlab hästi, eks ju? kõlab hästi, ootan põnevusega. jah. ja siis muidugi halvad stsenaariumid on ju ka olemas selles suhtes, et see, et aga sa juba lähed nagu väga positiivselt, sellepärast et kui tuleb inimestel ma korraks selle panen siia kinni, me läheme sinna isa juurde veel.
et kui tuleb vaata see isiklik aasta number 1 teil ka, arvutage kokku, liitke see oma sünnipäev, kuu ja jooksev aasta. kui teil on sünnipäev nii nagu on Rutil detsembris, siis teie, kuna me praegu oleme siin juulis, on ju, siis liitke kokku siis see 2025. Teie 2026 energia tuleb siis sealt Ruti puhul 7. detsember hakkab liikuma ja muidugi see ei tähenda seda, kui 7. detsember ja voila, number 1, see hakkab tegelikult juba nii nagu sa ütlesidki, 9 ja 1 sulandusid täiesti ühte ja niimoodi hakkabki toimuma, sest mingid vanad asjad, mingid vanad tuttavad, vanad teemad, need kõik kaovad ja nii ongi ja number 1 aastal veel sa tunned ka number 9 mõju, sellepärast et tekib vajadus puhastada telefoni, vajadus puhastada mingeid programme, võib-olla tahad oma seda riidekappi näiteks uuendada, sa nagu tunnetad seda nagu justkui kogu aeg midagi tahad, on niimoodi või? Ruth, täpselt, kuhu täpselt panid nii. omad riided? Taaskasutusse viisin. õige vastus, mina teen ka nii. no vot, ja lähme piilume veel midagi. vaatan, palju me oleme lobisenud, parasjagu. võtame selle siis peaaegu et viimaseks teemaks veel, me oleme üle tunni natuke lobisenud sinuga. Vaata, kui huvitav. Need siis siit tulevad isa karma õppetunnid, see on 19, on siis tuleb sealt isa suguvõsa meesliini poole pealt ja siin tuleb number 9, tuleb siis isa suguvõsa naisliini poole pealt ehk sealt suguvõsast. 19 viitab sellele, et kellelgi seal suguvõsas on arvatavasti olnud võimalus tulla kas kuulsaks või kuidagi nagu noh, saad aru, tuntumaks kuidagi, aga tema teine pool on see, et ta on seda varjanud või ta pole lubanud sellel nagu välja tulla, aga ta on olnud hästi selline kiuslik ja võib-olla põikpäine või selline jonnakas või selline riiukukk. ja 9 viitab sellele, et tegelikult väga vaimne inimene, väga kõvasti tunnetusmaailm on arenenud, kuid seda ka siis 9 miinuspoole peal on siis negatiivne, vihane, sõjakas. sinu elule see viitab seda, et just enne 40-ndaid, veel nooremas eas, sa oled tajunud seda, et sa tajud, et sus on energiat, aga sa ei näita seda välja. Kes mina olen, et ma olen? Ei, ma parem ei ole, parem sulandun massi. sinu sees on olnud palju vaimsust, aga no ma ei tea, ma ei julge kõigile öelda, et tegelikult ma saan aru, et ta valetab näiteks. või noh, saad aru, või sellised asjad. ja sinus on täheenergiat, säraenergiat ja siis sa mõtled, et ei, aga siis ma saan ju vitsa, kui ma tahan siin esineda või no ma ei tea, mida iganes, saad aru küll, eks ju. Ja, kuidas on aga sinna kasti nagu kuidagi ei mahu, et tahab küll halli massi sulanduda, aga kui sa ei ole sinna kasti loodud mahtuma, siis nii on. täpselt nii? Vastab täiesti tõele, et jah, et see nagu enda alla surumine ja mitte, mitte julgeda jagada, et hästi huvitav oli see, et hiljuti üks inimene, kes mind ka kooli ajal juba tundis, küsis, et kuidas see juhtus, et sa vaimsusesse jõudsid, esoteerikasse. Ja siis ma küsisin, et kas sa kooli ajal aru ei saanud, et ma olen kogu aeg selline olnud. Ei saanud. Järelikult oskasin varjata. jaa, vaata kui huvitav. minu puhul näiteks siin Soome maailmas, kus ma olen, et ma olen olnud ärinaine ja ma olen olnud sellistes kohtades, kus on ainult äri taga aetud. mulle meeldis see, aga see oli tegelikult täiega kuradi keeris ja võltsnägusid täis ja siis, kui ma nüüd sealt maha sain, see juhtuski mingi paar aastat tagasi, 2,5 aastat tagasi äkki. ja siis, kui mõned, kes kuulevad ka seda, et ma olen numeroloog, mis asi see on? See läks mingi vaimsusesse või? jaa, sa oled mingi selline. ah, las ma olla. arva siis, kui sa tahad seda niimoodi, aga tegelikult ma olen kogu aeg olnud selline, ma lihtsalt nii nagu sinagi, et meie sees tegelikult ju on see Sherlock Holmesi selline mingi vaimsus, uurimine, puurimine, sest sul on veel elutee number 5, mis annab sulle veel hästi palju sellist võimet haarata siit-sealt erinevast kohast. mina olen 8 elutee numbriga, siis mina tahan niimoodi, et okei, ma peatun, süvenen, vaatan seda, minul on natukene mustvalge maailm ka, mis ma ütlen, pluss ja miinus on ju, kuulete kogu aeg mu häälest. aga Rutt siin räägib, vaatab ruuni, vaatab seda ja siis kombineerib ise need asjad kokku ja kumbki pole õige ega vale tehnika, igaüks teeb täpselt oma näo järgi. Jah, ja kui selle kohta, mida ma teen, sõna ei ole, siis ma mõtlen ise selle välja, et see numerotaroloogia on minu välja mõeldud sõna.
ja mulle meeldib 5 kohta ka öelda, et see on nagu tabula rasa, et puhas leht ehk number 5 justkui mulle tundub, saavad oma saatuse ise kirjutada mingis mõttes, et nad on nagu, ma ei tea, ma ei oska seda paremini öelda. sa mõtled inimesed, kes on sündinud 5. päeval või Ma mõtlen elude numbrit. mm? -hmm. number 5 elude numbriga minul tuleb nagu kõigepealt tuleb see, et see on üks väga hea mentor, koolitaja, coach, kui me üldse sellistest räägime, kes oskavad väga lihtsas keeles keerulisi asju lahti seletada. Ja seda just niimoodi, et veel seal muidugi olenebki, vaata, sinul on ametites, on see 22, on ju, sul on intuitsioon hästi kõrgelt arenenud ja sa ei tee seda ego tasandil. number 7 on see, et sa uurid sügavustesse, sa oskad hästi palju tuua seda justkui oma elukogemust. kellel on võib-olla seal elude, mitte see ametite kolmnurga tipus on näiteks 19 või 17, tema võib võtta rohkem seda nagu ego tasandil. sõltub jälle, mis energiast ta on. Mul nüüd nagu mõte läks lõpuni välja, mida ma selle puhta lehe all mõtlen, ongi see, et see on nagu see üleminekunumbrid, noored hinged, vanad hinged. jaa. Aga vanad hinged võivad ka negatiivses olla, et see 5 on nüüd see koht, kus ma teen valiku, kas ma lähen sinna või sinna. Kusjuures väga hea tähelepanek, mõtlesin, järgmine puuk tuli, vabandust et jaa, kusjuures ongi, vaata, kui me vaatame 1-9 neid numbreid, siis 5 jääb keskele ja näiteks numeroloogia koolkond, kus mina siis olen, öeldakse, et number 5 sünnipäevaga näiteks inimesed, 5, 14, 23 kõige rohkem esineb siis neid ei naine, ei mees, et kes on, kahtlevad oma soos, et sellist asja ka, seepärast et neil on valida ja neil on lihtsalt eelmiste eludega mingid kogemused, mis viivad neid natukene seda mõttemaailma teistsuguseks, mis ei tähenda jälle seda, et on hea või paha, aga nagu on väga aktiivsed jällegi ärimastaabis. Ja see kõik needsamad omadused viitavad ju ka sinna elude numbrini, elude numbrile. sa tõid nii hästi selle, vot ma fikseerin ära nüüd selle, et jah, tal on valida, kuhu poole ta läheb, kas ta on seal kutsikaeas noorte hingedega seas, aga nad on hästi sellised chill'id ja temperamentsed ka. sina ju samamoodi, sa sulandud ju igasse kohta. Tundub nii. kameelion. jaa, aga ma ei tea, kallis Rutt, nüüd on nagu nii palju räägitud ja palju on veel rääkimatagi, aga ega me ei peagi kõigest rääkima. me noppisime siit ja sealt natukene ja tekitasime huvi ja kutsume teid kõiki vaatama siis, mis kanali nimi on? Eemi Kitsune Tarotuba. Iimi Kitsune Tarutuba. näete, kui lihtne, aga see Facebooki grupp on Sama nimega. sama nimega, okei okay,, Ja, suurepärane. kas sa ütleksid meiliaadressi ka, mis sul on? ja rott.maailm.001@mail.ee. okei okay., nüüd kui kuulsite, siis kuulsite, ma kirjutan selle ülesse. tead, kui huvitav. no tahan lõpetuseks ikkagi, ma mõtlesin, ma küsin alguseks, et sinu perekonnanimi Maal. me oleme vist sellest äkki rääkinud ka. kas ta on Maal või ta on Maal? Et ta on ikka see, mis seina peal on. Vähemalt äiapappa, kui elas, ütles seda ja ma usun teda. Keegi, keegi tundis ennast üksikuna. Ja. Maal, no näete, väga hea, see, mis seinal on, aga aitäh, kallis Rutt, sulle kõige eest. ja minge piiluge sinna ja me tuleme, Rutt, sinuga, ma arvan, millegipärast veel siia eetrisse, aga siis juba mingite teiste energiatega, teiste asjadega. ja miks mitte siis mina võib-olla hoopis sulle külla. ma nii tahaksin, et sa kutsuksid mind endale külla. See on väga tore. jah, Ma hea meelega kutsun. yes. ise pressisin välja, nägite jah? ja et mulle räigelt meeldiks see, kui ma saan su podcast'i külaline olla ja sa küsid mult mingeid küsimusi ja siis vaata, paned mul pea niimoodi plahvatama. kas sa nägid seda podcast'i Kati Torimiga? Seda ma ei ole jõudnud veel vaadata. kui sa mingi aeg saad, siis vaata või teie ka, kes te siin olete, kas te olete vaadanud, kuidas Kati, ma ei teadnud, ma ei olnud selleks ette valmistunud. rääkisin ikkagi, ma tahtsin Katist rohkem nagu teada saada, kuna ta on mu mentor, koolitaja, siis tema viskas selle palli hoopis teistpidi, tema hakkas minult küsima igasuguseid numbreid. aga mulle räigelt meeldis see lugu. et vot nii, aga aitäh, kallis Rutt ja mis kutsu nimi on? Uitsu nimi on Killa. See on eelmiste omanike pandud ja mul on selline suhtumine, et loomal, kui on pandud nimi, siis seda ei muuda, mis siis, et ei meeldi.
muidugi. kuigi me aeg-ajalt teda killakollaks kutsume, siis las ta olla. nii nunnu, teda on kuulda olnud, minu lapsed magavad praegu. Mhm. jaa, aga aitäh, aitäh ja kohtumisteni ja kommenteerige ja jagage ja mis mõtteid, tundeid tuli. nii et tšau.